Now this first presentation, I quickly show the schedule, which is also in Estonian and in English. So the Apollonian and Dionysian principle in philosophy, music, and art. And this was an examination work done by Maria Forsell from the anthropology department of Tallinn University, and it was compiled in the context of the subject music, arts, and history, music, arts, and architecture history #1 that we conducted together with Heie Maria Treia. So, and in this situation, it is devoted, Maria and me, we have devoted this presentation to Heie Maria Treia. So, this is the first presentation. I will find the sound file and will do the slideshow for her. So, siis ma panen helifaili, jah, on hästi. Ma panen helifaili käima, siis ma avan kuvastiku ja siis läheb lahti, eks ole, oleme valmis, et nüüd stardib. See on umbes pool tundi ja siis on meil piisavalt aega, saame arutada ja. Tere, minu nimi on Maria Forsell ja ma olen siin, et teiega jagada oma eksami esitlust Gerhardi soovil. Minu esitluse teema on apolloniline ja Dionüüsiline printsiip filosoofias, muusikas ja kunstis. Selleks, et seda printsiipi paremini mõista, tuleks kõigepealt teha tutvust nende kahe jumala ja selle printsiibi autoriga. Apollo on tänapäeval peamiselt tuntud päikesejumalana. Tema seotus muusika ja kunstiga on samuti laialdaselt levinud, kuid tegelikult oli jumalatel palju valitsusalasid ja seoseid. Antiik-Kreekas oli Apollo roll seotud põhiliselt ennustamise ja tervendamisega. Arusaam sellest, et Apollo on põhiliselt päikesejumal, on väga modernne. Apollo ja tema kaksikõde Artemis olid juba eepostes seotud päikese ja kuuga, aga ei tohi ka unustada, et kreeklastel olid päikese ja kuu jaoks juba jumalad olemas, Helios ja Selene. Seega rõhk ei olnud Apollo puhul niivõrd palju päikesel, kui tänapäeval on kombeks. Apollot tihti iseloomustatakse kui säravat, rõõmsameelset, heatahtlikku ja nägusat noormeest. See kõik on loomulikult tõsi, kuid tihti unustatakse ära ka Apollo tumedam külg. Kui mäletate, keerleb Iliase esimene stseen katku ümber, mille Apollo kreeklastele vallandas. Apollo nii tervendab kui ka toob haigusi. Tema müütides kirjeldatakse mitmeid stseene, kus ta karmilt karistab või surma toob. Seega võib Apollo olla sõbralik ja lahke, aga kui sa teda solvad, võib ta olla halastamatu nagu enamik jumalaid. Apollo on samuti seotud ratsionaalsuse, selguse, moraali, teadmiste ja matemaatikaga, mis ka seostub tugevalt muusikaga. Ta oli Kreeka meeste jaoks esiteks iluideaal, aga ka moraalne eeskuju. Apollo Raakel Delfis oli ülioluline. Ennustusi saadi läbi naispreestri, kes oli Apollole pühendunu. Preestriamet oli muuseas ka ainuke võimalus tol ajal naistel austusväärset karjääri teha. Nii et enne igat suuremat otsust tuli Apollo juurest nõu küsimas käia. Ilma oli täiesti mõeldamatu. Tema sõna võeti väga tõsiselt, kuna usuti, et Apollo kunagi ei valeta. Küll aga meeldis talle olla krüptiline ja segane oma ennustustega. Mõnikord said ennustuse ivast aru alles siis, kui oli juba liiga hilja. No, eks jumalad peavad ka end kuidagi lõbustama. Armastuse osas oli Apollol müütide järgi suhteliselt halb õnn, kuna tema kallimad kippusid kõik traagiliselt surema. Tal oli partnereid mõlemast soost. Antiik-Kreekas oli üldiselt sama soo suhted üsna aktsepteeritud. Aga siin pildil näete ülikuulsat skulptuuri Apollo Belvedere, millest tahan natukene eraldi rääkida. Sellest uhkest skulptuurist on tehtud palju koopiaid. Üks nendest on meile üsna lähedal Kadrioru pargis. See koopia on valminud 19. sajandil minu mäletamist mööda Saksamaal. Üks huvitav leid, mida Gerhard minuga jagas, on seal paremal pool. See asub Wörlitzi pargi palees Dessau juures, mis on Gerhardi kodukandi lähedal. See skulptuur valmis aastal 1795,
autorit jällegi pole teada. Nüüd see Vatikani muuseumis olev skulptuur on marukuulus, millele kõik teised koopiad põhinevad. Küll aga ei ole tegemist originaaliga. See on Rooma-aegne koopia kadunud pronkskulptuurist. See päris originaal valmis ajavahemikus 330 kuni 320 enne Kristust. See Vatikani koopia tehti umbes 120 kuni 140 peale Kristust, ehk siiski on tegu väga vana skulptuuriga. See taasavastati 15. sajandi lõpus ja pandi Vatikani muuseumi näitusele 16. sajandi alguses. 18. sajandiks oli see skulptuur muutunud kultuurisümboliks Edilgi seas, millele järgnevalt hakati sellest rohkelt koopiaid tegema, et ikka igal väärikal mõisaomanikul saaks see uhke skulptuur aias olla. Siin on ka üks tsitaat Johann Winkelmannilt, kes väidab, et Apollo Belvedere on kõrgeim kunstiideaal, mis meil antiikajast säilinud on. Aga liigume edasi Dionüüsuse juurde. Dionüüsust tuntakse enamasti pelgalt veinijumalana, kuid nii nagu Apollo puhul on ka tema identiteet palju nüansirikkam. Dionüüsus on seotud isiksuse lahustumisega ja kollektiivsusega ühinemisega, mis toimus läbi ekstaasiseisundi. Tema austuseks tehtud rituaalid nägidki säärased välja. Võite ette kujutada, et käib tantsimine, laulmine, pillimäng ja arvatavasti mingisuguste mõjude all, et siis näiteks alkohol või muud mõnuained. Ning selle rituaali ajal lastakse välja oma peaaegu et loomalik olemus. Mida paljud ei tea, on, et Dionüüsus on samuti muusika- ja tantsujumal nagu Apollo. Neid mõnikord isegi iseloomustatakse kui üksteise peegeldust. Dionüüsust seostatakse rohkem vokaalmuusikaga ning Apollot instrumentaalmuusikaga. Läbi koorilaulu sai ka mingi hetk teater Dionüüsuse valitsusalaks. Vana-Kreeka teater oli väga kooripõhine. Lauljatega algas ja lõppes näidend ning etenduse vältel olid nad pidevalt taustal toimuvat kommenteerimas. Veel üks oluline seos Dionüüsuse puhul on transformatsioon, surm ja taassünd. See on seotud nii selle ekstaasiseisundiga kui ka tema sünnilooga. Tema ema Semele oli surelik, kellest see Zeus armunud oli. Kui Semele rasedaks jäi ja Hera, Zeusi abikaasa, sellest kuulis, sai ta mõistetavalt väga pahaseks ja mõtles välja plaani, kuidas temast lahti saada. Ta sai kokku Semelega ja tõstatas Zeusi identiteedi kahtluse alla. Kuna jumalad peavad võtma inimesega suhtlemiseks inimese või vahest ka looma kehastuse, ei olnud Semelel tõestust, et Zeus tõesti on, kes ta väidab olevat. Ja nii, koos Hera abiga petab Semele Zeusi endale püha vannet andma, et ta täidab ükskõik millise soovi. Niisiis palub Semele Zeusil enda ette ilmuda oma täielikus jumalikus hiilguses. Kuna vanne oli antud, ei jäänud Zeusil muud üle, kui see täita. Kahjuks aga jumalate täielik hiilgus on inimestele surmav ja Semele tuhastub. Zeus jõuab küll ära päästa nende poja, Dionüüsuse, ja õmbleb ta oma reie külge kinni, kuni tal on aeg sündida. Sellest on ta saanud ka oma nime, Diokonos, mis tähendab 2 korda sündinud. Kuna tema ema oli surelik, oli tal raskusi oma jumaliku olemuse kehtestamisega. Mitmed inimesed, kes tema jumalikkust ei uskunud ja teda oponeerisid, surid traagilist surma. Siin pildil näete skulptuuri Dionüüsus koos pantri ja saatüriga. Tervet teost vaatame järgmisel slaidil. See on see vasakpoolne pilt. Dionüüsust kujutati üldiselt 2 moodi, veetleva noormehena kui ka habemega vanema mehena. Kreeklased kujutasid teda rohkem noormehena ja roomlased vanema mehena. Keraamikamaalingutel kehastatakse teda üldiselt vanema mehena. Hiljem näete ka ühte näidet, kui räägime muusikast. Aga liigume edasi. Kust apolloniline ja dionüüsiline printsiip on tekkinud? Selle autoriks on selline tore filosoof nagu Nietzsche. Friedrich Nietzsche oli 20. sajandi üks olulisemaid filosoofe, pärit Saksamaalt. Nietzsche üheks keskseks uskumuseks oli, et eeskujulik inimene peab oma identiteedi looma eneseteostuse kaudu ja tegema seda ilma millelegi maavälisele toetumata, milleks siis võiks olla hing või jumal. Aastal 1872 avaldab ta oma esimese raamatu Tragöödia sünd muusika vaimust, kus ta kajastab apollonilist ja dionüüsilist printsiipi. Tema üks kõige tuntumaid tsitaate on Jumal on surnud ja te kindlasti teate ka kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks.
aga siia välja valisin ma mõned, mis minu meelest olid naljakad või olulised. Kõige tähtsam siit on ilmselgelt, ilma muusikata elu oleks viga. Aga liigume edasi. Tragöödia sünd muusika vaimust avaldati 1872, nagu juba mainitud, ja selle saksakeelset originaalkoopiat näete seal pildil. Nietzsche oli siis alles 28 ja see oli ka tema esimene raamat. Sel eluperioodil oli ta tugevalt mõjutatud Schopenhaueri ja Kanti filosoofiast. Ma üritan väga lihtsalt ja kiiresti Schopenhaueri mõjutusi seletada. Schopenhaueri jaoks oli muusika kunsti kõrgeim vorm, kuna teised kunstid nagu kujutav kunst, luule ja kirjandus esindavad ideid ehk siis ettekujutuste maailma. Vaid muusika kehastab tahet, mille esemeiks need ideed on. Ehk mida see siis tähendab on, et kujutavas kunstis sa võtad midagi füüsilisest reaalsest elust ja kujutad seda asja, maastikku, inimest läbi valitud meediumi. See on vaid representatsioon sellest eksisteerivast asjast. Aga muusika ei ole midagi füüsilist, mida sa saad kujutada. Muusika lihtsalt on ning seetõttu kehastab muusika kõige lähedasemalt Schopenhaueri nägemuse järgi inimese tõelist olemust. Nüüd Nietzsche võttis selle tahte ja kujutuse kontseptsiooni ja sidus selle apollonilise ja dionüüsilise printsiibiga. Tol ajal oli Nietzsche sõber helilooja Wagneriga, kes samuti oli Schopenhaueri austaja ja antiik-Kreeka kultuuri entusiast. Kogu selle huvi tulemusena oli Nietzsche inspireeritud Kreeka tragöödiast raamatu kirjutama. Nietzsche nägemuse järgi kehastab Apollon vormi, ilu, selgust, mõistust, mõõdukust ja individuaalsust. Kuna Apollo on seotud kujutava kunstiga, on ta Nietzsche teooria järgi seotud illusiooniga, mis teeb elu ja selle raskused talutavaks. Dionüüsus on Nietzsche nägemuse järgi seotud ekstaasi, kaose, isiksuse kadumise ja kollektiivse kogemusega. Dionüüsuse seotus muusikaga sidus ta Nietzsche arvates elu reaalsusega, milleks on nii kannatus, kuid ka joovastus. Mulle on huvitav, et miks just see seos on tehtud, kui nad mõlemad on muusika jumalad. Aga kahjuks Nietzsche't seda enam küsida ei saa. Nietzsche nägemuse järgi ühendusid siis need kaks osapoolt Kreeka tragöödias ja moodustasid perfektse balansi ning koosmõju. Apolloniline ja dionüüsiline printsiip muusikas. Antiik-Kreekas ilmselgelt ei olnud seda printsiipi olemas, kuna see on vaid Nietzsche 19. sajandi tõlgendus, kuid paljud sarnased seosed olid juba tol ajal olemas. Muusikas väljendub apollonilisus läbi selguse, kindla vormi ja mõõdukuse. Mainisin varem, et Apollot nähti Antiik-Kreekas moraalse eeskujuna. See arusaam kandus üle ka muusikasse. Muideks oli muusika Antiik-Kreekas üks 4 üldhariduse õppeainest. Nendeks olid siis kirjutamine ja lugemine ühe ainena, kehaline kasvatus, muusika ja kunst. Igatahes oli muusika seotud ka kasvatuse ja moraaliga, mitte ainult meelelahutusega. Apollot seostati lüüra ja Dooria helilaadiga. Lüüra on väga selgekõlaline pill ning seda on lihtsam kontrolli all hoida, võrreldes näiteks puhkpillidega. Ning Dooria helilaadi seostati õige kasvatuse ja moraaliga, kuna see on mõõdukas. Platonil oli mingil ajaperioodil soov enamik laade peale Dooria ära keelata, kuna vaid Dooria kujundab head iseloomu. Platon tahtis hiljem muusika üldse noortele ära keelata, aga sel hetkel oli ta veel leebem ja arvas, et kui kasutada vaid Dooria laadi, siis on veel kõik korras. Kui Apollot seostati lüüra ja üldiselt keelpillidega, siis Dionüüsist seostati puhkpillidega, eriti aulasega. Nietzsche sidus teda vaid vokaalmuusikaga, millest ma isiklikult aru jälle ei saa, et miks ta ainult teatud rolle ja seoseid kasutas. Aga igatahes oli Antiik-Kreekas Dionüüsusel side ka puhkpillidega. Aulost on lüüraga võrreldes keerulisem kontrollida, kuna kopsumaht ja ühtlane õhuvool mängivad samuti suurt rolli, eriti liikudes. Samuti peeti auluse heli palju emotsionaalsemaks. Sama käib ka früügia helilaadi kohta. Aristoteles väitis, et früügiline laad ei ole sobilik kasvatuseks, vaid katarsiseks. Ehk sellel oli oma funktsioon olemas. Katarsis tähendab kreeka keeles emotsioonidest puhastumist läbi elamuste. See termin oli seotud põhiliselt teatrielamusega, kuid ka rituaalidega.
ehk siis vabanetakse emotsioonidest läbi ekstaatilise elamuse, mis kerkib esile läbi emotsionaalse pillimängu. Siin näete ka Dooria ja Früügia laade. Antiik-Kreekas läks helirida ülevalt alla, mis on meie jaoks üsna huvitav. Ning kui te tahate näiteid nende kõlade kohta, siis väga soovitan uurida seal allnurgas olevat lehte. Seal tutvustatakse põgusalt kõiki Antiik-Kreeka helilaade ja tuuakse hulganisti näiteid iga laadi kohta. Järgmisel lehel näete 2 illustratsiooni. Vasakul on Apollo lüüraga, kujutatakse siin tema sünnilugu Deelose saarel ning paremal näete Dionüüsust Menaadi ja Satyriga, kes mängib Aulost. Menaadid olid Dionüüsusele pühendunud naised, kes teda ülistuslaulude ja tantsuga saatsid. Dionüüsust ennast tavaliselt ei kujutata Aulosega, kuid temale seltsiks olevaid Satyreid kirjeldatakse tihti Aulost mängimas. Liikudes edasi klassikalise muusika juurde, näeme selle printsiibi otsest kasutust. Muusikajaloolased ja kriitikud kasutavad seda printsiipi sageli suuremate perioodide või stiilide iseloomustamiseks. Apollonliku poolega seostatakse kõige rohkem klassitsismi, kuna klassitsistlikku muusikat üldiselt iseloomustatakse kui selget ja struktureeritud. Luuakse tervikud, kus siis teose osad on omavahel balansseeritud dialoogis. Dionüüsuslikku poolt seostatakse kõige rohkem romantismiga, mille iseloomujoonteks on emotsionaalsus, liikuvus, paindlikkus ja kontrastne dünaamika ja nii edasi. See on muidugi vaid üldmuljepõhine. Loomulikult on igas teoses tükika apollonilist ja dionüüsilist iseloomu. Eriliselt huvitav just ongi iga teose juures analüüsida nende 2 külje osakaalu. Näiteks analüüsib Liharts 7 teost apollonilise ja dionüüsilise printsiibi põhjal. Tegu on bakalaureuse tööga, seega see ei ole võib-olla kõige kõrgemal tasemel, kuid minu arust on see siiski väga väärtuslik lugeda. Need teosed, mida ta kajastab, liiguvad järk-järguliselt klassitsismi algusest romantismi lõpuni. Ehk siis väga huvitav on jälgida, kuidas apollonliku poole ja dionüüsusliku poole osakaal muutub iga teosega. Kahjuks ei saa me neid teoseid kuulata ja analüüsida, kuna selle printsiibi mõistmiseks oleks vaja ära kuulata tervikteos. Kui julgustan seda ise kodus tegema, kui teile see teema huvi pakub. Aga liigume edasi kunsti juurde. Kunstis kasutatakse Nietzsche printsiipi samuti teoste iseloomustamise ja analüüsimise otstarvetel. Kunstis tähistab apolloniline pool struktuuri, sümmeetriat, korrapärasust, selgust, stabiilsust ning iluideaali. Dionüüsiline pool tähistab kunstis kaost, liikuvust, segadust, emotsionaalsust, moonutatust ja rabavust. Näiteks vaadates Polükleitose kaanonit kehastab apollonlikke jooni sümmeetria, matemaatiline konstruktsioon ja iluideaal. Dionüüsilised joonid väljenduvad selle töö liikuvuses ja nõtkuses, kuigi selle skulptuuri põhjal võime kindlalt öelda, et domineerib apollonlik pool. Polükleitose kaanon on üks kuulsamaid näiteid kontraposto positsioonist, mille kasutuselevõtt oli ülioluline Antiik-Kreeka kunsti arengus. Kontraposto kujutab endast, nagu pildil näete, paljat figuuri, mille keharaskus toetub ühele jalale, mis tekitab sellise efekti, nagu skulptuur oleks justkui liikumise hetkest tabatud. Kunsti puhul on hea see, et me näeme ühe hetkega kogu teost, mis teeb antud printsiibi analüüsimise palju kiiremaks. Näiteks näete järgneval slaidil 2 kuulsat roomaaegset skulptuuri. Vasakpoolne skulptuur kehastab rohkem dionüüsilisi jooni. Seda vaadates kerkib esile koheselt see emotsioon ja tragöödia. Kehad on väändunud positsioonis ja me näeme väga hästi selle teose liikuvust. Apollonlikke jooni iseloomustab siin keha iluideaal erinevates vanustes ning kolmnurkkompositsioon, mis on väga hästi läbi mõeldud. Nüüd vaadates parempoolset teost on üldmulje hoopis vastupidine. Valitseb rahu, stabiilsus ja emotsionaalne mõõdukus, ehk siis apollonlik pool. Nii nagu Polükleitose kaanonis väljendub siingi dionüüsuslik pool selle teose liikuvuses ja kontraposto positsioonis. Aga vahetame nüüd meediumi ja liigume ajateljel edasi. Siin näete 2 tuntud maali. Ma leidsin nendele mõlemale ka väga detailsed infoallikad, kus kunstiajaloolased analüüsivad nende teoste kompositsiooni. Nad seal otseselt ei maini apollonilist ja dionüüsilist printsiipi, kuid ma soojalt soovitan siiski neid linke uurida.
Aga alustades jällegi vasakult poolt, näeme Francisco Goya maali, mis kajastab ajaloolist sündmust 3. mail 1808. aastal, kui Hispaania vabadusvõitlejad eelneva päeva mässu tõttu prantslaste poolt maha lasti. Kui soovite rohkem infot, jällegi lingiga lisatud Smart History veebilehelt leiate palju detailset informatsiooni. Antud maal kehastab selgelt dionüüsilist iseloomu. See hirm ja ahastus nende ohvrite nägudel kannab meieni seda õudust ja tragöödiat, mida nad võisid sel hetkel tunda. Silma paistavad veel tugevad kontrastid, mis seostub nii dionüüsilise kui ka apollonilise poolega. Selle töö kompositsioon ehk apollonlik pool on väga meisterlikult läbimõeldud. Mees, keda hakatakse just tulistama, põlvitab pilku püüdvas valges särgis ning mujal domineerivad vaid tumedad toonid. Väga märkimisväärne on ka see märterlik positsioon, mille kaudu tajume, mida autor selle teose läbi öelda tahab. Nüüd vaadates seda parempool olevat teost, näeme Botticelli ülikoolsat Veenuse sündi. Siin domineerib apollonlik pool. Kasutusel on pehmed toonid ja emotsioon on mõõdukas. Vaadates Veenuse näoilmet näeme helgust, õndsust, uudishimu ja süütust, mis tundub üsna loogiline arvestades, et see on Veenuse esimene kokkupuude maailmaga. Apollonlikku poolt näitab siin veel muidugi ka kehaline iluideaal ja proportsioonid. Dionüüsiline pool väljendub sellel maalil läbi liikuvuse, just eriti vaadates Veenust ümbritsevaid tegelisi. Aga liigume edasi järgmisele slaidile. Ma tahtsin kindlasti eraldi välja tuua Eduard Wiiralti loomingu, kuna see kehastab hästi dionüüsilist loomust. Eduard Wiiralt oli ja tänaseni on Eesti kõige tuntum graafik. Tõin siia välja paar tema kuulsamat teost, Põrgu ja kabaree. Siin on selgelt näha dionüüsiline olemus läbi kaootilisuse, šokeerivuse ja emotsioonide, mida selle nägemine tekitab. Apolloniline pool on siin samuti tegelikult esindatud. Näiteks kui vaatada kompositsiooni, see on väga hästi läbimõeldud ja balansseeritud, pole ühtegi tühja kohta. Ning loomulikult nõuab graafikakunst ülimat täpsust ja tehnikat. Ning viimase näitena toon esile Jackson Pollocki loomingu. Jackson Pollock oli mõjukas Ameerika maalikunstlik ja abstraktse ekspressionismi liikumise juhtiv isik. Ta paistis silma just oma action paintingute poolest, mida näete piltidel. Ühes artiklis, mida ma lugesin, mainiti, et Jackson Pollocki looming eksisteerib kaose ja vormituse äärel, kuid samas on see korratus kontrollitud, mõõdetud ja teadlikult kokku pandud, mis teeb tema loomingu heaks näiteks apollonilisest ja dionüüsilisest koostööst. Mul on siin ka üks link, kus seletatakse, kuidas täpselt Pollock oma maale teostas. Aga olemegi jõudnud minu esitluse sisu lõppu. Lõpetuseks tahan veel välja tuua ühe hoiatuse nende terminite kasutusest, just antropoloogilisest vaatepunktist, kuna ma tegelikult olen ise ka antropoloogia tudeng. Mõned inimesed on kasutanud seda raamistikku väärtushinnangute sissetoomiseks. Apollonlikku tõlgendatakse kui euroopalikku ja kõrgetasemelist ning dionüüsilist nagu midagi metsikut ja primitiivset. See on väga kahjustav mõttemall. Ajalooline kasutus sõnast primitiivne on juurdunud kolonialistliku, evolutsionistliku maailmavaatesse, mille kohaselt on mitteläänelikud rahvad ja kultuurid madalamas arengupunktis. Selline mõtlemine on muidugi ammu ümber lükatud, aga on alati olemas neid inimesi, kellel on mingi euroopalik üleoleku kompleks. Tõin siia illustratsiooniks ka Kiplingi Valge mehe taak, mis siis kujutab USA ja Euroopa rasket koormat, vähem arenenud rahvad tarida eksistentsi kõrgpunktini ehk tsivilisatsioonini. Igatahes oluline on siis kõigest sellest viimasest slaidist meelde jätta, et ühtegi rahvust või kultuuri ei tohiks selle printsiibi järgi analüüsida, vaid jätta see spetsiifiliste teoste, muusikastiilide ning perioodide jaoks. Samuti ei ole ükski asi pelgalt apolloniline või ainult dionüüsiline. Apolloniline ja dionüüsiline printsiip on kui mündi kaks külge. Seda leiab kõikjalt, suuremal või vähemal määral. Inimese olemuses on tugev vajadus mõlema jaoks. Seega kõik, mis on inimese poolt loodud,
kindlasti kehastab mõlemaid neid pooli. Aitäh kuulamast! Vaatame kella. Meil on kenasti aega arutlemiseks. Ja sa võid näiteks jätta, aga... Mul on tegelikult üks küsimus Gerhardile, selles ma pöörasin kaamera sinna poole, et äkki sa natukene, ma saan aru, sina oled selle töö juhendaja või? Räägi nagu sellest kontekstist natuke täpsemalt. Ja, tegemist oli eksamitööga, ehk me oleme Heie Treieriga andnud üliõpilastele eksamitööna teha selline kuvastik, valida üks teema, mis neid huvitab ja selle baasil otsida akadeemiliselt toestatud materjal ja esitleda seda. Audiovisuaal, performatiivselt, mõni tudeng on ka lausa filosoofina esinenud ja ühesõnaga on seda ka tehtud väga performatiivselt aga siis Maria Forsell valis sellise ka mind üllatunud teema, sest ma ei olnud ise ka väga nagu süvenenud sellesse, aga ta väga tahtis selle apollonilise ja dionüüsilise printsiibiga tegeleda ja kaevas lausa nagu teadlane nii sügavustesse, et ta isegi leidis meie kõikide teemade muusika, kunst ja filosoofia kohta, ta jõuab lausa kuni antropoloogiani välja. Ja siis on see nii-öelda juhendatud ainult tinglikult, et ta tegi selle eksamiks valmis, esitas meile tudengitele ja siis ma hiljem natuke paar asja kommenteerisin ja toimetasin, aga ma ei ole ka jõudnud süveneda. Nii et see on selle töö kontekst, et vastasin sinu küsimusele, küsi veel. Ma tegelikult küsisin selles plaanis, et mul täpselt umbes analoogne mõte kuni selle viimase slaidini, et ühesõnaga kuivõrd nagu universaalsest printsiibist üldse rääkida saame. Et kas sa võid seda nagu, kas teil on olnud arutelusid, kus ta just nimelt antropoloogina on nüüd seda sama kriitikat kuidagi edasi arendanud? Kahjuks mitte, et see ettekanne oli meil eksamil, ta esitas seda jaanuaris. Ühesõnaga me jõudsime küll tudengitega arutleda seda teemat, seda küll. Ja ma olin väga õnnelik selle viimase kuva üle, et see on, ma ei tellinud seda, et ta oli kriitiline, aga see on nii äge näha, kuidas tudeng tõesti mõtleb peaga ja ma ütlesin, too oma valdkond sisse, et me õpime sinult, eks ole. Ja see tõttu, ja mina mõtlesin seda kuuldes ka kohe Schönberg ühingu tegevustele, Benini muusika ja kõik see nagu haakub nagu suurepäraselt. Et jah, et kui Maria oleks siin, siis ta saaks meiega kindlasti arutada ja veel rohkem meid valgustada, et ta viibib täna koorilaagril ja siis ta ei saanud sealt ära pääseda. Et selles mõttes ma ütlesin, okei, tee helifail valmis ja siis aitäh Andrus selle küsimuse eest, et me võiks omavahel, et mina ei ole praegu võimeline rohkem seda kommenteerima, ma saan enda tarkusest seda nagu kommenteerida nii, et kuna me oleme tudengitega lugenud Hans-Heinrich Egebrechti raamatust, muusika ajaloo raamatust ühte katkendi, kus ta räägib ratsionaalsusest ja emotsionaalsusest ja räägib seda nii, et Euroopa muusika on muutunud või ongi ratsionaalne alates keskajast on Euroopa muusika vägagi ratsionaalne, aga selle sees on taltsutatud emotsionaalsus. Enne seda ja ka idamaade muusikas valitseb emotsionaalsus, et mina olen harjunud olnud seni mõtlema seda sellisel pigem neutraalsete terminitega ratsionaalsus ja emotsionaalsus, aga Egebrecht teeb sarnase üldistuse, ilma et ta seda nüüd üldistaks ja siis sellepärast oli minu jaoks huvitav ja põnev näha, et Maria toob siia sisse siis hoopis veel Kreeka eeskuju loodud ja Nietzsche on mõjukas, aga ta kritiseeris Nietzsche't ju ka, et ta lähenes vägagi küpselt asjale. Yeah, please. So, I mean, and this was a nice walk through from inner art, from like this weekend
this Dionysian and Apollonian kind of concepts. And nice walkthrough. But then, of course, like I don't know if what is reference to the last slide, but basically, I think that this last slide kind of collapses the whole artistic path that we have throughout the slides, because this last slide kind of brings in the quite raw politics, or the world politics, which is kind of I mean, it jumps on your face, and in that sense we were not prepared to such an you know, final slide for this path through the cultural development of Celtic, and so I'm just wondering that it feels like we are missing one more concluding slide here. Yes, I think similarly, Aldous asked more information on that. Hans, please. Yeah, that was also my thought, that the last slide brings a completely different topic, what is not connected with everything before, and maybe if you see here different cultures in not very good shape, of course, in the meaning of the author, but then if you think about different cultures, maybe if we can in some way generalize the meaning of Apollonic and Dionysic principles without reference to ancient Greek, maybe we find a similar way of archetypes in also other cultures in all over the world. Other native cultures. Yes, this is a very good idea, of course. Yeah, because she is an anthropologist, she wanted to bring in her viewpoint, and I still think it's connected, because it's she draws the conclusion based on how such principles, it can be Apollon or Dionysus based, it can be rationality and emotionality based, whatever, but she wanted to bring in as a conclusion something that of course goes to the political level, but as we know, these terms and concepts have been used and misused in culture and in especially politics. So for me, of course, it opens a new page, and we are able to now switch to the anthropology side and discuss further. I totally agree with you that it comes a bit like Deus ex machina, but yeah, as a student work, it is. I think I am happy that she has been very critical and not just, oh, I'm just a student, I just take what's written there, I don't have an opinion. No, she criticizes Nietzsche, etc. And I think this is very fresh and very needed academically. But I wanted to ask you, as far as I understood, your students did this work, only ma võin eesti keeles. Jaa, ma usun küll. Tegelikult kõik oskavad eesti keelt ka, et läks sujuvalt inglise keele peale, aga pole. Lihtsalt ja kahes keeles. Kui sinu tudeng on antropoloogia tudeng. Just, ja. Selles mõttes ta ei ole otse minu tudeng, aga ta tuli meile külalistudengina sinna Heie Treieriga ühisloengusse. Nii, jah. Kas sina oled küsinud või arutanud temaga erinevust? Näiteks Nietzsche on uurinud Kreeka mütoloogiat. Kreeka mütoloogiat on kaks muusikajumalat ja kaks printsiipi, ütleme niimoodi, natuke laem kui muusika. Aga näiteks Pohjanmaa mütoloogias ma üldse ei mäleta, kes on muusikajumal, kuigi on laulude jumal. Põhiliselt kaks. Poeetikaga seotud Odin ja näiteks lauludega seotud osaliselt lauludega Bragi, skaldide jumal. Aga otseselt muusikajumalad üldse, ma ei mäleta, võib-olla on, ütleme niimoodi, antropoloogiline erinevus.
ja suhtelisus. Ei ole seda dihhotoomiat ei ole üldse. Kuid võtame keeldi mütoloogiat, siis oleks huvitav, kui ma ei tea, antropoloogia suhtes, kui muidugi ühe töö raames ei ole võimalik neid asju käsitleda, läbi vaadata. Aga nagu küsimus sulle, küsimus edasi. Jaa, aitäh küsimuse eest, et jah, kuna ma ei ole, eks ole... Proovid inglise keeles. Ma saan aru, ei ole vaja. Just, jaa, et mul on raske praegu selle vastata, sest ma ei ole antropoloogiaga tegelenud, nii et kui Maria istuks, tema oskaks kindlasti vastata, ta on 3. aasta, ehk teeb vast oma bakalaureuse tööd, ehk ta ei ole nii noor tudeng, ta on juba, eks ole, kraadist saamise lävel, et mul oleks hea meel, et ta siin oleks, et ma usun, me saame hiljem ka temaga arutelu jätkata, et aitäh, et sa sisse tõid. Palun. Pigem poliitiline natuke. Või retooriline, ma ei oska täpsemalt seda ise kommenteerida. Miks Nietzsche on analüüsinud Kreeka mütoloogiat? Kuigi kui olla tuttav tema ideedega, oleks loogilisem, kui ta analüüsiks, ütleme niimoodi, kui ta mõtles Saksamaa kohta. Ta võis analüüsida Germaania või Põhjamaa mütoloogiat, aga see oli olnud selle dihhotoomia. Ja, tähendab, ma üldiselt võin vastata üldiselt, jaa, et üldiselt kunstides, muusikas ja nii edasi oli, eks ole, see liikumine minna Kreeka allikate juurde klassitsismis. Ühesõnaga, see on nagu väga loogiline, et nad just nimelt Kreeka ehk Euroopa taustaga on tegelenud ja siis Põhjamaa ei ole Euroopa, vabandust, et ma kahtlustasin. Ja. Nietzsche jaoks. Põhjamaad ei ole Euroopa. Nietzsche jaoks. Saksamaa on Roomaga koos pigem niimoodi. Okei, ja. Semiotika mõttes. Ja, ei, tähendab, see kõik on veel teistmoodi seostatud oma vahel, kui meie vaatenurgas praegu paistab, et ja, Hans, palun. See on juba poliitiliselt aastasajandeid eksisteeriks mingisugune Püha Rooma riik, mis oli Saksamaaga seotud. Ja. Ja selle mõju oli lõpuks 0. See oli see nagu Rooma riigi järglane ja siis selles mõttes ja siis neid Põhjamaa ja Germaani müüdid olid ilmselt nende mõttajad pigem teisejärgulised ja kogu see protsess viis selleni, et kui me võtame siis nagu 3. riiki, et sellise nagu, kus kõik ka see Nietzschelik mõtlemine nagu hukule viis, et seal üritati ennast näidata kui Germaani nagu ülim inimene või mis iganes, kuigi tegelikkus, kui me vaatame selle aegse ülimastaapsed ja hullud suurushullused arhitektuuri püüdlused, see on selgelt Rooma mõjuga. Ja siis pigem põhineb see natsiideoloogia pigem nagu sellise Rooma ja see Rooma suurus, sest sellist mingi suurushullust sellest mulle tundub, ma ei ole antropoloog, ma ei ole nagu tegelenud väga nende Germaani ja Põhja müütidega pole sellist suurushullust, neil ei olnud seal mingit arhitektuuri, ei olnud midagi võtta lihtsalt, et lihtsalt teatud nagu, kui see asi läheb ideoloogiliselt, siis võetakse siit, sealt võetakse lihtsalt seda, mis nagu parasjagu sobib. Actually, this may be totally appropriate in the middle of everything, but I just realized why, when in social media there's rotating this what President Trump said that America and Italy have the same roots in the ancient Greek is actually exactly the fascism that is going on in the States. But that's totally appropriate. So but what I wanted to say was to come back to the topic. Yes. Sorry. So
so that was performative part of the discussion. Yeah. So also, Sergei Eisenstein, for example, if we think of the Dionysian, thread or in European culture, etc. So we can think of Sergei Eisenstein, who was fascinated of Dionysian culture, especially which goes to this. If we have the last slide, which goes to the kind of it goes to where he was really interested in the primitive people's traditions and trance and dance and music, etc., which was connected somehow to this Dionysian thread. We could say, we could argue based on this presentation. So this primitive way of expressing yourself in a trance, bringing you to ecstasis, etc. Yeah. So that was kind of the Dionysian kind of thread that Sergei Eisenstein was really interested in and was researching this. But that is completely wrong. What is completely wrong? Primitive yes, but we are connect the Dionysic and primitive. That's completely wrong for me. Well, for you maybe, but we are talking about Eisenstein's text from 1930s. Yeah, I don't know the text. Yes, I did my PhD on Eisenstein's scientific and theoretical. His what scientific and theoretical disciplines affected her. His film studies, his film theories. But anyway, yeah, we could also look at the how this Dionysian and Apollonarian world divided here, cleverly in this work could be also like. Instead of going to the politics, could be going to the film world and how people tell stories. Sorry that I'm so excited about this word primitive. Maybe we have studied it. Do you know who was introducing this word primitive to describe several non-European cultures? Maybe it's from the 19th century. It's early 1800 something, 19. Yeah. Like what Eisenstein was reading. He was basically reading classical. But you don't know any concrete author about it. It's 2008 that I studied this. I can search from my work, whatever. Anthropologist of those days. Problem is, I think that was it first primitive as a negative? Or? No, primitive was related. Also, it was related to, for example, if you think of how Lev Vygotsky, in my understanding, was kind of talking about how language developed developed in children. Yeah. So primitive is more related to that original kind of pre-verbal domain of thought in that sense. So there's many possible implications of that word. Of course, these different cultures, as I understand, with my not really studies about that, but as we also politically see that in everyday life, so that for the understanding from 19th century, beginning of 20th century, on the one side they are primitive, this is not good or whatever, and on the other side then comes somebody says okay, this is very original, or this what I don't know who was this citing in German, der edle Wilde, so the noble wild man. It is totally weird how they understand that, because
all of these cultures are more complicated than we see it from just if you want to make a travel there and see something. Okay, they are dancing like crazy, so this is primitive. Yeah. Yes, 1900 anthropology was deeply involved in the study of what were then labeled primitive societies. So that's where Eisenstein's reference for primitive comes. A term used to describe non-European cultures characterized by simple technology, small-scale organization, lack of written language, other Africa, Australia, and Americans. And the perspective was heavily influenced by 19th century theories of unlinear cultural evolution, which positioned European cultures above others. So we are now talking about 1900, the early 1900 turn of the century, concepts, which are of course totally different of how we understand this concept today. So yeah. But definitely like a topic that raises discussion. Yeah. I would like to make more anthropological. It is possible that Apollonius is more. He became a god later than Dionysus, because Dionysus is more Illyrian. Before Greeks started to define themselves as Greeks. Yeah. And also Apollonius, by history, Apollonius is very much similar to Mithra, whom Romans later, already after Christianity started to exist, to say, after the start of Christianity, associated with the figure of the god of Christianity. Then it's very interesting. Did Nietzsche associate Apollonius with Christus? Good question. He could, because he didn't like very much Christianity, and he liked more to analyze his texts Dionysic principle. If to speak about Nietzsche. And about anthropology, it is possible that Apollonian principle is more, it came from the East. But it's also possible that Dionysic principle is not related to the East or the West. Because if we take Sumerian, even more earlier cultures, Sumerian and I'm not sure about Persian. Then we take the cult of Ishtar, where she could be either male or either female. But maybe not homosexual. Also this, all the things. Could be. I am very anthropologically. Then the East and West is very related, from anthropological perspective. Thank you. I have a strong feeling that this presentation triggered a lot of different. You can use all these thoughts. It opened up also for me a lot of topics. I myself also have to go more deeper into it, and so I'm very thankful to Maria that she opened up this topic, and we now started to discuss very intensively. So thank you all. Looking at the time and not having a next delay, so if it's okay that we then continue with our next speaker. So again, thank you. Aitäh kõigile ja ma usun, et me jätkame sel teemal veel arutamist.